põllult börsile. Tere head kuulajad, oleme alustamas uut sellist saateformaati, mis siis keskendub peamiselt viljaturu uudiste edastamiseks teile. Meil paljud kaubad, mis me põllu peal kasvatame ja lõpuks ära koristame, ega nad saavad hinnastatud niikuinii läbi börsi liikumiste, börsi hinna muutuste, nii et seal tasub olla igatepidi kursis. Ja see on üks hea ütelus ka, et põllumajanduses võib olla kas teadlik või õnnelik, et meie eesmärk ei ole teie õnne vähendada, vaid seda teadlikkust tõsta. Ja salvestame täna esimest saadet, täna on 12. juuni, enne lõuna, kell on 11 läbi natukene ja minuga on koos siin Bert Pettai, meie Villeri uus tootejuht, tere Bert! Tere ka teile! Ja nagu eelmine nädal, kes käisid meil põllupäeval, siis me suure suuga lubasime, et me hakkame tegema uuesti viljauudiste saateid, mida siin ka paljud kuulajad on pikisilmi oodanud ja küsisid ka, et kuna tuleb tagasi, lubasime, et tuleb tagasi ja täna teeme. Ja kui me saateformaat Bert oleks jäänud viljaröst, siis esimene küsimus sulle oleks olnud kohe, mitu eurot hakkab põllumehed rohkem raha saama tänu uuele inimesele, kes on nüüd vaatab turgu hoopis teise pilguga ja näeb asju ja võimalusi palju rohkem. Aga sellest küsimusest sa paraku pääsed, aga küsimus, millest sa ei pääse, on see, et kes põllupäeval ei käinud, need inimesed veel ei tea sinust väga paljud. Räägi natuke oma taustast, kuidas sinu põllumajanduse teekond kunagi pihta hakkas ja võib-olla ka natuke oma plaanidest. Jaa. Nagu eelmedel põllupäeval sai räägitud, siis tegelikult mul põllumajandustaust hakkas pihta päris väiksest. Toona siis vanema vanesaga kaasas käies põllu peal ja hiljem ise küll põllumajandust väga ei huvitanud, tegelesin pigem spordiga seal kooliajas, aga onu seal kõrvalt tegi asja, kasvatas kõvasti ja kõrvalt olen näinud. Aga aktiivsemalt põllumajandus hakkasin tööd tegema 7 aastat tagasi, kui läksin elukaaslasega Austraaliasse ja seal hakkasime põllumajandust tööle, nii masinate peal kui ka terminalides ja sealt see huvi uuesti minust nagu tärkas. Eestisse tagasi tulles läksin õppima maaülikooli, mille kõrvalt hakkasin ka kohe põllumajanduses tööle. Et tänaseks võiks öelda, et siis põllumajandusel on tööstaaži 7 aastat. Olen näinud nii tootmispoolt kui ka siis nii-öelda teist poolt. Ja tänasest siis alates juba 3 kuud. Alates märtsikuust olen Baltic Agros viljakaubanduse tootejuhina tööl. Et on põnev uus väljakutse. Ootad katse lõppu? Ootan katse lõppu ja enam pole palju minna. Jah, et tegelikkuses sai ka välja lubatud, et me hakkame saateid tegema tõesti korrapäraselt, mida me ka kunagi varem lubasime, nii et ma loodan, et pärast katseaega ka jätkame. Yeah. Aga lähme ikkagi kohe sisu juurde, et eesmärk on tõesti teha siis iganädalaselt ja selliseid lühemaid infosaateid teile, et oleksite operatiivselt kursis, mis on peamised viljahinna mõjurid, millest oma otsuste tegemisel lähtuda. Ja üks hästi oluline faktor turul on erinevad raportid ja üks kord kuus antakse välja niisugust, kas ta just nagu maailma muutev on, aga üks väga oluline raport on siis USA põllumajandusministeerium võtab kokku kogu maailma võimalikud tootmismahud, kõik võimalikud tarbimismahud, ekspordimahud ja võimalikud siis üleminekuvarude numbrid. Ja eile õhtul oli siis see õnnistatud õhtu jälle, kus meil tuli üks selline raport välja ja hakkame siit kultuuriti minema, et võtame võib-olla kõigepealt ette nisu, et mis sinule nisu aspektist just nagu selle raporti mõttes silma jäi, et mis nagu üllatas või mis pettis? Aga suures pildis nagu eeldada oli, siis see juuni raport on läbi aega tulnud üks kõige igavamaid raportid, aga ka seekord sarnane oli, et väga suuri muutusi ei tulnud. Ameerikas vähendati tootmist natukene, aga mingit olulist muutmust see kaasa ei toonud. Et võib-olla kõige suurem küsimärk täna on Venemaa juures, et maikuu raportis ennustati Venemaa nisutoodangut 86 miljoni tonni peale, nüüd eilses 88 miljoni tonni peale, aga väga paljud teised turuosalised ja turuanalüütikud ei näe täna ühtegi põhjust, miks see toodang peaks olema alla eelmise aasta toodangu, mis oli 90 miljonit tonni. Ehk nähakse, et tulevikus on veel Venemaa nisutoodangul ülespoole korrektuuri võimalust. Jah, see täna tundub tõestigi niimoodi olevat, sest et ega siin erinevad ju analüüsimajad, ma olen isegi kuulnud numbrit 92-93 miljonit tonni, mis ületaks eelmise aasta toodangut. Ainuke asi, mis Venemaal võib täna on nagu probleemne, on siis kevadkülv, et kevadkülvi olud on pigem märjad, siis see tempo on nagu natukene maas. Aga lõpuks see vihm saab niikuinii otsa, saab külvid tehtud, see võib lihtsalt tekitada võib-olla hilisemat haiguste survet, kui niiskuse varu on suurem, aga jah, hetkel nagu muud mured seal vist ei tundu küll olevat. Ja teine on Austraalia, kust vähendati tootmist 2 miljoni tonni võrra.
et Austraalia on teine siuke huvitav koht, et kus on nagu palju spekulatsiooni selle üle, et kas kardetakse El Niinot ja selle tõttu on toodang madal, sest tegelikult täna reaalne põllupilt Austraalias on hea. Et nad on saanud külvi ajal ilusti tehtud, külvi ajal piisavalt vihma. Et tänane pilt tegelikult Austraalias on täiesti keskpärane. Et kas see 2 miljonit tonni langust võrreldes eelmise aastale on võrreldes eelmise raportiga on tulnud siis El Niino kartusest või on seal ka mingi reaalne asi taga, siis täna on nagu keeruline näha, et pigem arvatakse, et see 2 miljonit tonni võrreldes mai raportiga on spekulatiivne. Ja, aga samas jällegi, minus on alati see optimist, kes tahab rääkida, miks viljaindeks tõusta, siis El Niino sükestest prognoosidest lugedes, siis on tegelikult isegi räägitud, et kui Austraalia tootis eelmast äkki 36 miljonit tonni nisu, siis El Niino efekt võiks olla seast isegi -15 miljonit tonni, ehk siis lõpptulema 21 miljonit. See juba oleks nagu maailma muutu number, kas see tuleb, ei tea, praegu tõesti on olud head ja tegelikult kasvutingimused on ju väga-väga super, nii et selles mõttes on seda raske näha. Ja El Niinost rääkides tegelikult ilmastikumudelis nähakse ikkagi selline märke, et El Niino on tulemas ja samuti Austraalia põhjal on see, et kui ta tuleb, siis tegelikult on tulnud Austraaliasse väga järsku ja on tulnud sellise nende mõttes väga varase kevade, mis on seal siis juuli-august kuumalainena, mis on siis põldudele vägagi halvasti varasemalt mõjunud. Et eks me näe, et see asi võib väga kiiresti muutuda ja see toodangu vähendus võib veelgi suurema vähenduse saada võrreldes praegusega. Aga tuleme selle USA nisu juurde korraks ka, et me ikkagi tahaks sellel peatuda, sest seda täna ka kõik on kuulnud, lugenud, teavad, et USAs on nisu piirkond on tõsise põua käes ja seal mitte ükski vihm enam seda olukorda mitte kunagi enam ei parandaks, umbes nagu meil 2018 olukord oli, et üks kõrs jääb teist taga ja tegelikult koristatakse ju alates aastast, kas oli 72 või 74 kõige kehvem nisusaak. Miks me seda hindades ei näe? Hindades ei näe selle pärast, et võtame kõigepealt selle, et Ameerikas on ju väga suur laovaru ja mis laovaru mõte ongi ju, et kehvadel aastatel seda kasutada ja et oleks sükest aastateks varu olemas. Teisena USA ei ole enam maailma ekspordi mõttes väga suur mängija, just eriti meie piirkonnades. Et hiljem tuleme ka meie ekspordi sihtkohtade selle aasta tulemuste juurde, et aga USA selles mõttes meie turgu väga palju otseselt ei mõjuta. Teisalt jällegi USAs täna on ju teada talinisu pool. Suvinisu täna on tärkamas, seal ennust heas või väga heas seisukorras on 56% põldudest, mis eelmine aasta oli 57, eks tegelikult sarjas faasis nagu eelmine aasta. Et täna veel on ka veel palju hooajas minna. Jah, eks see nisuga ka, kes mäletab siin mai teine pool oli nisu korralikult hüppet korraks, ega need olid ka paljuski tingitud ikkagi sellest samast eelmise siis vaste raportist, kus siis seda nisu kogu toodangu šokk oli nagu päris suur, mis vähenes USAs, aga täna turg on kuidagi selle väga ära seedinud ja seal oligi see efekt, kus ka fondid ostsid ja panustasid nende nisufutuuri hindade tõusude peale. Täna nad on kõik siis jälle meelt muutnud ja ikkagi panustavad languse peale, nii et ega see nisu hind on täna sükestel õrnadel jalgadel ütleks, hetke seisu ka. Aga see on lihtsalt nagu huvitav, et kuidagi nii suur tootja maa, justkui, aga tegelikult me tõesti räägime sellest, et tegelikult nisu osas nad on pigem marginaalsed tegijad, võrreldes siin näiteks Musta merega või Euroopaga või näiteks Hiinaga, kes on Hiina ju tegelikult maailma suurim nisutootja ja võib-olla Hiinast nisu osas üks ikka huvitav asjaolu, et Hiinal teatud piirkond on ka saanud koristusperioodil päris kõva vihmaga pihta ja nisu lamandunud ja on päris palju tekkinud kasv neid teradega nisu, erinevad hinnangud 5–15 miljonit tonni, aga nende kogutoodang on 140 või 41 miljonit tonni, nii et protsendina on see vähe, aga see võib mingil hetkel tekitada sükest võib-olla parema kvaliteediga nisu impordi vajadust, aga see on jällegi kunagi võib-olla siis turustusaasta teises pooles ja selle lamandumisega ka oli hästi huvitav asjaolu, mis ma lugesin, et siis riiklikult hakati vilja koristama, ehk siis kuskilt riiklikul tasemel teadvustati, et meil on nisu lamandunud, meil on vaja ruttu kombaine saata kuskile ja siis mõtlesin, et huvitav, kuidas see käis, et kas läks kõne kuskile teha, sest meil on hommiks 1000 kombaini vaja valmis teha ja siis lähme põldu, aga jah, väga nagu karmilt nagu reguleeritud ja toit nagu selles toidu tootmist väga nii-öelda siis nagu valvatakse ja hoitakse turvalisena, et väga süke huvitav asjaolu. Ja teine asi jällegi, et mis Ameerikas nisul füüsilise kaubaga täna on, öeldakse öelda, et käib süke kummivenitamine preemiate osas, et kuhu maani on nõus siis kohalikud ostjad minema siis kohaliku nisu preemiaga, et seniks kuni tuleb siis hakkab kalkuleerima juba imporditav nisu, et täna Ameerika kohaliku nisu preemiad on päris head,
aga kuna igal pool mujal tundub, et on tulemas taaskord hea nisusaak, siis ühel hetkel paratamatult hakkab ka nii-öelda importav nisu kalkuleerima ka nende jaoks. Jah, ega noh, lõpuks on tegu toorainega. Toorainega, täpselt. Ja võib-olla veel Ameerika kandist rääkides, siis Lõuna-Ameerikas Argentiina üle on täna väga huvitav spekulatsioon või arutelu nisu osas, et USA algul arvas, et Argentiinas kasupinnad vähenevad, aga nüüd, kui vaadatakse uue hooaja, uue saagi kauplemist ja võrreldakse aasta aega tagasi uue saagi kauplemisega, siis täna on põllumehed seal rohkem kaubelnud, mis väga ei taha viidata kasvupindade vähenemisele. Ja samuti ka praegused külvipinnaraportid on väga sarnased eelmisel aastale. Aga kui võrdleme saagi prognoosi USA-s, siis eelmine aasta Argentiina nisutoodang oli ligi 28 miljonit tonni, aga praegu ennustatakse ainult 21 miljonit tonni. No 28 oli kõik läbi aegade rekord. Tõsi, aga kas 21, kas on täna liiga pessimistlik nendes spekulatsioonide valguses on ka omaga küsimus? Seal on pigem teema ka selles, et väetisind, et mis hinnaga Argentiina tootja selle väetise reaalselt kätte sai või saab. Et kuna see Hormuzi väina teema, need kõik väetise hinnad ka siin kõrgustesse ajas ja kogu lõuna poolkera sellega sai kohe vahetult pihta, et põhja poolkera sai väetist enne mingi odavamalt kätte ära ostetud, siis nemad said selle vahetu mõju nagu kohe kätte, nii et noh, eks näis, ega seal on ka tükk maad minna ja eks me lõpuks numbrid ju näitavad, mis sealt pulbalt tuleb. Aga lähme edasi maisiga, et mais on ka üks oluline kultuur, mida siis raportites ju kajastatakse, et maisiga lihtsalt, kui ma tuletan meelde mai raportit, siis seal ju iseenesest oli siuke ülemineku varu vähenemine, oli päris drastiline. Aga mis nüüd selle kuu raport ütles? Ja, eks suures pildis selle kuu raport maisi osas samamoodi oli ju vägagi stabiilne, ega seal suurt muutust ei tulnud, kui võtame USA, seal natukene tõsteti hooaja alguse laavaru, aga väga marginaalselt. Ja samamoodi tehtis vana hooaja korrektuure Lõuna-Ameerikas, kus siis Argentiina toodangut tõsteti 59 miljonit 61 peale ja Brasiilia oma 135 pealt 138 peale. Argentiina osas taaskord on väga huvitavad ebakõlad erinevate raportite vahel, et kui USA siin prognoosib 61 miljonit tonni, siis teised kaks sealkandi suurte raporti tegijad ennustavad siis vastavalt 68 ja 64 miljonit tonni vana hooaja saaki. Et selles mõttes see on päris suured ja märgilised vahed. Jah, aga riigid on ka suured selles mõttes, et ja seda datat ma kujutan ette seal kuskil Lõuna-Ameerika põllumeestelt kätte saada ei ole ilmselt väga lihtne. Jah, täitsa nõus ja suures pildis kogu siis maisi toodangut võrreldes siis maikuu raportiga nähakse, et on 5 miljonit tonni rohkem toodetakse. No eks näis lihtsalt USA poole pealt, et seal ju mingid päris suured maisipiirkonnad nüüd just siin selle nädala algus ja nüüd ka kogu selle nädala lõpp saavad pihta päris tugevate vihmadega. Lubatakse tornadosid ja rahet ja mida kõike veel. Aga kuna tegelikult ju kultuur on nii algusjärgus, siis vaevalt see mingisugust suurt mõju seal tekitab. Pigem isegi täna võib-olla USA-st tuntakse muret sellepärast, et saju hulk võib olla isegi ootuspärasest suurem, nagu ka pikemas vaates. Sest täna kõik sordiaretus ja see on jõudnud nagu sinnamaani, kus natuke kuiv on parem kui natuke märg. Yeah. et see liiga palju vihma ei ole hea, seda me eelmast saime ise ka lõpuks ära kogeda kahjuks, et kus see liiga palju vihma lihtsalt rikkus ära meil kvaliteeti põllu peal. Aga eks näis, seal on ka tegelikult ju niivõrd pikk maa minna, et ja mis võib-olla maisi puhul ka, mida täna ju kõik ikkagi väga pikki silmi ootavad, on ju võimalik siis USA eksport Hiinasse maisis. Et kui seda peaks juhtuma, see oleks siuke korralik hinnatugi, aga kuna seal on kõik siuke, ma ei tea, väga saladuskatte all räägitakse, et justkui on kokku lepitud ja tegelikult teine pool ainult vaikib, ei räägi mitte midagi. Et väga keeruline aru saada, aga see on küll asi, millel kindlasti silma peal hoida, et kui ikkagi tekivad mingisugused märgid või teadmised sellest, et USA mais hakkab minema Hiinasse, siis sealt ikkagi hinna tuge võiks tulla. Ja kui praegust USA väidab, et maisi uue aastasse ülekandmise laovaru on 303 miljonit tonni, siis aasta pärast ennustatakse 281, ehk siis ikkagi järgmise aasta ennustus USA poolt on, et maisi laovaru meil väheneb ja ligi natuke üle 20 miljoni tonni. Ja eks on ka paljuski see taust on seal ikkagi selles, et
kallisväetis võib limiteerida toodangut globaalselt. See on nagu paljuski see taust seal taga, mis on jumala loogiline selles mõttes ja võib-olla valitaksegi siis mingeid teisi kultuure, mida nagu viljeleda ja maisipind siis selle võrra siis tuleb nagu alla, et see nii on. Aga räägime ka õlikultuuridest, et noh, ütleme sojast, soja mõjutab meil ka rapsi mingil määral, et kui me võtame seda sojatoodangut ja kogu seda poolt ja võib-olla räägiks ka natuke sojaõlist, et mis on püsinud nagu päris kõrges hinnas, et mis seal nagu raportis sinu silma jäi? Jaa, et soja, kui mõtleme just tootmist, siis ega seal selles raportis suuri muutusi tehtud. Soja suures pildis ei kõik samaks. Vanast hooajast muudeti samuti maisile Argentiina tootmist 2 miljoni tonnide võrra tõsteti. Aga mis on soja puhul ja just sojaõli puhul on huvitav on see, et biokütuste osakaal on väga palju kasvanud. Eriti nüüd siin selle Hormuzi väina kriisi valguses, kus on nafta läinud kallimaks ja see on teinud atraktiivsemaks biokütuste kasutamise. Et täna spekuleeritakse, et USA-s, Kanadas on soja ja õliseemnete käitlemine jõudnud oma piirini. Et täna on nõudlust kõige rohkem, kui suudetakse siis toota, ehk siis seda pressida. Ja seda oleme näinud ka vägagi hästi õlikultuuride hinnas, mis Eesti põllumehele kajastub rapsi hinnas eriti hästi, sest kui võtame, et sojas on õli ligi 20%, rapsis 40%, siis see õlihind kajastub rapsi isegi tugevamalt. Ja see on täna toetanud meie rapsi hinda. Ja, et siin iseenesest seda biokütuste tootmist, seda saab ju teha küll kas siis sojast või tegelikult ju ka maisist ka bioetanoli näol ja siin jällegi USA näide on ju see, et seal nüüd üritatakse siis seadusesse panna seda, et aasta ringi võib toota ja võib müüa biokütuse sisaldusega bensiini. Ta on nüüd vist parlamendi kohast läbi läinud, aga senatist arvatavasti vist läbi kokkuvõttes ikkagi ei lähe, sest et õlimeeste lobi on nii suur, ütleme siis nende vanakooli õlimeested, kes siis nagu naftast teevad kütused valmis, aga eks näis, aga sealt nagu hinnatuge jällegi võiks tulla, sest et kui sa leiad nagu kaubale, mida sa toodad päris palju, mida sul laos päris palju, mille hind on madal ja sa suudad sinna tekitada uut nõudlust juurde, see on ju kohe siuke päris suur võit. Ja täpselt nii. Aga kui me võtame nüüd rapsi natuke ka konkreetsemalt, et milline on siis täna hetke selline erinevate meie jaoks oluliste rapsi piirkondade kasvutingimused ja milline see põllupilt seal välja näeb? Suures pildis, aga rapsi toodang täna nähakse, et on suures pildis just sama võrres eelmise aastaga. Täna, mis kõige suurem võib-olla muutus ennustatakse, on samamoodi Austraalia, kus Austraalia ise ennustab ligi 20% langust ja see tuleb ka peamiselt El Ninost, mida eeldatakse. Täna on rapsi pilt Austraalias, põllupilt tegelikult ilus ja vastav ka eelmiste aastate pildile, aga seal on veel täna raps väga algfaasis ehk pikk tee on minna ja ilmastik suudab veel palju mõjutada. Ja teine on Kanada, kus külvid ei olnud, küljetingust ei olnud väga soodsad rapsi külviks, et täna veel lõplikke Kanada külvipindasid ei ole teada, aga arvatakse, et Kanadas küllati ka rapsi vähem kui varasemalt. Ja selle seisukord täna on kehvem kui viimastel aastatel. Et seal võib olla isegi mõningast hinnatuge pikemas vaates, aga eks neist, tänane see rapsi hind on ju, eks ta ongi see õlides kinni ja kogu selles geopoliitilises olukorras ju ka paljuski kinni. Aga jällegi Euroopas nähakse rapsil ja meie piirkonnas just nähakse rapsil kasvupinnal isegi väiksest tõusu. Et vaatame, mikka tuleb Euroopa saagid, et Euroopa saagid viimast aastal olnud pigem madalamad. Et kui nüüd Euroopa suudab toota ka rapsema tavapärastes saagikustele, siis see võib osaliselt seda toodangu nende vähendamist Austraalias ja Kanadas kinni katta. Jah, täitsa ju võimalik, et rapsiga ka, et hetkel, kui me salvestame, siis toornafta kaupleb alla $90 barrel, mis on viimase 3 kuu jooksul juhtunud vist 1 või 2 korda ainult. Nii et paraku ega kui see toornafta tuleb alla, ega siis see biokütuste pool läheb ka vähem oluliseks jälle ja nii on, et seal ka tasub ikkagi hoida nagu selgelt silma peal, et kui tekivad mingid trendid allapoole, seda rapsi lukku tasub panna, sest et meil on ju jätkuvalt rapsile ju väga hea pakkumine. Rapsile on väga hea pakkumine, et paljud teist on kursis, aga räägime ka üle, et jätkame sama pakkumisega nagu eelmine aasta, et kus siis rapsil me üle 10 euro tonni kohta transporti maha ei võta. Et tänaste transpordihindade juures juba Kesk-Eestist allapoole on päris suur hinnavõit ja rapsiga nagu ikka, et kõik lisategevused on vägagi premeeritavad, et ladustamine,
pikem makseperiood, et siin kogu selle lisapaketiga on täiesti võimalik Lõuna-Eestis või Lääne-Eestis endale Muuga hind koju tekitada või selle lähedane hind, et kindlasti rapsi realiseerimisel võtke ühendust meie oma piirkondliku esindajaga ja arutame läbi. Nüüd, kui mina olen Kagu-Eesti tootja, kui mul on veokulu reaalselt, kas on Kunda või Muuga sadamas, on 2-4 eurot tonn, saad öelda, et sa üle 10 minuti maha ei võta. Ja täpselt nii. Ehk siis ma oleks eile saanud 501 või 2 eurot tonn kodus hinna kätte. Ja sinna juurde, kui on meil ladustamist asjad, siis seda kõike annab ka lisaks premeerida. No 5-ga algav rapsi number on ju tundub väga atraktiivne. Kas see ka täna nii läheb, hetkel vist tundub kaheldav, aga eks elame-näeme. Elame-näeme, täpselt on ju. Ja teine asi rapsiga on see, et fondid on rekordiliselt rapsis longis ehk panustavad tulutõusule. Ja see kõik tuleneb peamiselt ju Hormuzi väinakriisist, USA-Iraani sõjast, mis me teame USA poliitikas, täna on ju vägagi palav teema, kuna novembris on tulemas vahevalimised. USA rahvas ei taha näha pikka seda, nad on pigem sellest Iraani sõjast väsinud ja see on üks survekoht, millega Trumpi täna mõjutatakse. Ja tundub pealt kõrvalt vaadates, et Trumpile see on üks eesmärk seda ära lõpetada, et pigem ta suurestab ta lühiajaliselt ja üritab Iraani saada seda kokkulepet sõlmima. Et ühel hetkel, kui see kokkulepe sõlmitakse, siis võib eeldada, et nii nafta hind kui ka sellele järgnevad taimedõlid kukuvad allapoole, mida võib eriti on mõjutada see, et fondid hakkavad oma positsioone likvideerima ja müüma. Jah, ega seda tegelikult näitab ka selgelt aktsiaturud ka, et turg ootab, et see sõdas veel läbi pigem varem kui hiljem. Ja eks mure koht on ju USA-s ka see, et kui sul täna inflatsioon on 4,2%, mis nüüd tuli maikuu kohta aastases võrdluses, no see on ikka palju. See on ikka palju, et kui sul hinnakasv ületab juba päris mitmendat kuud järjest siis töötasude kasvu, siis rahvas lihtsalt hetkel vaesub. Et see on kindlasti probleem. Et siit sõnum olekski, et see seal sõja või selle kriisi lõppedes see hinnalangus juba päris kiire. Et täna vaadake tootjale oma põllupilti ja hinda ja mõelge korralikult läbi. Ma tahaks sulle lihtsalt täiendada juurde, et see sõda on lõppenud juba vähemalt 10 korda. Et see on see kõige keerulisem osa selles. Aga see enne mainis korras ka natuke nisu ütleme meie jaoks siis oluliste eksportturgude poolt ka, et saate lõpetuseks räägiks ka sellest, sest et ega seda teravilja meil midagi sealt põllu pealt seasta tuleb, lukus on võib-olla meil vähevõitu, et mida seal ikkagi tajuda ja tunnetada seda riski poolt, et see tase täna on meil tegelikult täna ikkagi pigem madal, et siin paljudel ongi võib-olla Excelist ta ei kalkuleeri, aga see sõltub ikkagi päris palju meie nendest turgudest, kus me selle kaubaga lõpuks lähme, et mis olukord seal on. Jaa, kõigepealt Põhja-Aafrika, Lähis-Ida, nendel on tulemas täna rekordiliselt hea saak, mis kõvasti vähendab nende impordivajadust ja huvitav numbrite mäng, et sama palju, kui USA saab vähem saaki, saab see täna aasta Põhja-Aafrika rohkem saaki. Ehk suures pildis nad tasakaalustavad üksteist ära, aga lihtsalt meie piirkonnale lisandub see eriti veel survet, et just Põhja-Aafrikas hea saak tuleb, mis tähendab, et siis kui Musta mere vili, sealt hakkab rohkem liikuma meie turgudele ja samuti ka meie oleme sinna varemsemalt ju konkureerinud. Siis kui tulla lähemale, siis huvitav oli ka eelmise aasta Hispaania raport, kus nad vähendasid nii odra kui nisu tootmist ligi 2 miljoni tonni võrra, mis oleks justkui väga toetav meie viljaendadele, aga teiselt poolt on kuulda loomakastuse käest, et Hispaanias, kes on väga tugev sealiha tootja, on sealiha tasuvus täna madal ja sealiha tootjad kavatsevad teha siis 3 tootmisringi asemel 2 sigade ringi aastas, mis siis suures pildis kataks ära ka selle teravilja toodangu vähendamist. Ja nõudlus ka väheneks sama palju. Ühesõnaga, on murekohti natukene? On murekohti, et kus vilja müüa, aga täna koristused on väga algjärgus. Prantsusmaal koristatakse esimesed otrasid, kus saagid on halvad või öeldakse isegi väga halvad, aga suures pildis me ootame ikkagi Prantsusmaalt, kui räägime nisust ja Prantsusmaa nisukoristust ja mis kvaliteet sealt tulemas on. Et sellele on ka palju spekuleeritud, et seal on olnud oma kuumeperioodid, et kas see on kvaliteedile kehvasti mõjunud, aga suures pildis tahaks ikkagi näha, mis see koristusaeg tulema hakkab ja see võib ka siis mõjutada meie nisupreemiat. Jah, mis täna niikuinii on natuke nirud, nii et selles mõttes, kui läheb veel nirumaks, mis seal ikka, kui saab paremaks, on hea.
ja teine huvitav turg on tegelikult oder, et viimastel aastatel palju Musta mere otra on liikunud Hiinasse ja tänavu aasta ongi suur küsimärk, et kas see oder on sinna liikumas või mitte. Et kui oder sinnapoole liikumas ei ole, siis on tulemas meie turgudele ja see võib odra preemiale tähendada vägagi suurt langust. Jah, isest ma mäletan väga hästi, et eelmise aasta juulikuuses olid ju suured panamaksid, olid Ukraina sadamates lihtsalt järjekorras, et otra peale võtta ja minna sellega Hiinas oli päris mitu miljonit tonni, mis nagu kohe hoobilt, kohe koristusperioodil minema läks, nii et selles mõttes jah. Et kui see jääb siia kuskil ikkagi lähedale nagu tiksuma, siis see võib olla muidugi probleem. Aga võtamegi tänasega hetkel selle saate kokku, et põhiuudised üle käidud järgmine nädal jälle, lihtsalt teile kõigile teadmiseks, et kes pole veel tähele pannud, siis Matif ehk siis turg, mille kaudu meie hindu vaatame ja jälgime, kaupleb nüüd veerand 10 õhtul, et kui varem oli 7:30 oli pidu läbi, siis kõik, kes tahavad ikkagi hinda nüüd täna vaadata pikemalt ja pole aru saanud, miks ka õhtul veel hiljem numbrid muutuvad, siis teate, et turg kaupleb lihtsalt pikemalt ja saab teha ka tehinguid, justkui kui kellelgi on otse ligipääs börsile, saab teha ka pikemalt. Aga lihtsalt, et te saate neid hinna, ütleme, kui on ka raporti päeva, siis te näete, et seal võib-olla kell 8 õhtul midagi väga drastiliselt muutub, siis te teate, et kuskil järelikult midagi avaldati ja millelegi peab tähelepanu pöörama. Aga suured tänud sulle, Bert, tänase saate eest ja juba uute kuulmistele. Jaa, aitäh ka teile. Põllult börsile